igal pool maailmas, aga meil on see võimalus ja meil on rahu ja tänu Jumalale selle eest. Lähmegi võib-olla alguses palvesse ja kui on palves, meil on ka palvesoov Marju lipu pärast, et arstid ütlevad, et keemiaravi enam ei aita, aga arstid ei tea, et Jumal võib aidata. Nii et toome ta Jumala ette ja toome ka venna Aivar Truu Jumala ette, et Jumal on ustav ja hea ja tema peale võib loota kõiges. Jah, kallis taevan isa, me tuleme su ette Jeesuse nimel ja me täname selle imelise päeva eest, me täname selle aja eest, issand, me täname selle võimaluse eest, et me võime kokku tulla siia. Issand, ja sina kõneled, sina tegutsed, sina lood alati uut ja me täname selle eest, issand. Sina oled tegev praegu, issand, ja sa oled kutsunud meid lepingusse, issand, ja see on pitseeritud verega ja selles on kõik, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks ja me täname selle eest. Me täname, issand, et sinuga on kõik võimalik. Me anname selle päeva sinu kätte, isa, me anname vend Aluri ka, kui ta tuleb üles, issand, jagama sõna, et see puudutaks südameid, issand. Ava südame silmad nägema. Täida meid, isa, pühavaim kõigega, mida me vajame tänasel päeval ja las meie kõrvad häälestuda sinule ja las meie silmad näha, mida teed ja las meie suu olgu ka sellega kaasas. Ja isa, me toome praegu sinu ette ka Marju lipu, et issand, me kuulutame, issand, sinu nimel, sinu tahte sündimist tema ellu. Me kuulutame, issand, sinu nimel tervist. Me sõitleme igat haigust, issand, ja kuulutame sinu vere tervendavat väge sinna. Jeesuse nimel, kiitus ja ülistus sulle, issand, ja me toome ka venda Aivari sinu ette ja me kuulutame, issand, sinu tahet sinna, sinu tahet, Jeesus, sest kõik on sinu käes. Sina valitsed, issand. Ei ole kuradil meelevalde, ei ole mingil haigusel õigust öelda, issand, vaid sinul on õigus öelda, issand, ja sinu sõna ütleb, et sinu tahe on tervis. Me kiidame, ülistame ja täname sind, issand. Me täname, ülistame, et sina oled troonil ja sina valitsed. Me anname sinu kätte kõik. Jeesuse kallil nimel, tänu ja ülistus sulle. Amen. Ja ma loeksin mõned mõtte, kuna meil on nüüd uuel kuul on teemaks Jumala perekond. Ja ma ei tea, kui tihti te sellele mõtlete. See on huvitav, ma viimasel ajal mõtlen väga tihti sellele, et ühel hetkel me oleme igavikus koos kõik. Rõõmsalt, et hea on siin harjutada. Ja vaata, 1. Johannese kirjas ütleb, et kui sa ei armasta oma venda, et kuidas sa saad Jumalat armastada, keda sa ei näe. Et praegu on see harjutamise aeg, tänu Jumalale selle eest. Rick Warren on öelnud, et kogudus ei ole koht, kuhu sa lähed, vaid perekond, kuhu sa kuulud. Ja ma loen mõned mõtted, see on ühe Ameerika teadlase, teoloogi ja pastori mõtted perekonnast, kogudusest kui perekonnast. Ja ma olen need kokku lihtsalt pannud niimoodi üheks tervikuks. Ja kristlik usk ei ole kunagi olnud mõeldud elamiseks üksinda. Jumala plaan ei ole luua eraldatud inimesi, kes otsivad temas lihtsalt isiklikku rahuldust, vaid luua perekond, vendade ja õdede kogukond, keda ühendab ühine isa ja ühine pääste Kristuses Jeesuses. Pikaajalised suhted on tõelise vaimuliku kasvu sulatusahi. Inimesed, kes jäävad paigale ja püsivad koos, kasvavad. Need, kes liiguvad ühest kogudusest teise, otsides ideaalset vaimset keskkonda, ei juurdu ega kanna püsivat vilja. Nagu puud, mida pidevalt ühest pinnasest teise ümber istutatakse, jäävad nad nõrgaks ja viljatuks. Tänapäeval on nähtus radikaalne individualism. Uskumus, et minu unistused ja isiklik täitumine on olulisemad kui grupi, koguduse või perekonna heaolu. Selline mõtteviis on imbunud ka kirikusse. Meie ajastu on õpetanud meid suhtuma kogudusse kui kohta, kus rahuldatakse meie vajadused, mitte kui perekonna, kuhu kuulume ja kuhu panustame.
Selle tagajärjeks on usk, mis on muutunud privatiseerituks ja pinnapealseks. Me räägime Jeesusest kui isiklikust päästjast, aga sageli unustame, et Jumal ei loonud lihtsalt individuaalseid suhteid oma lastega, ta lõi perekonna. Kristuse töö ristil ei olnud mõeldud vaid üksikute inimeste päästmiseks, vaid uue kogukonna sünniks, kus kõik on üks Kristuses Jeesuses. Piiblikultuuris oli perekond keskne ühiskonna alus ja sama printsiipi rakendasid varakristlased kogudusele. Kristusesse kuulumine tähendab kuulumist tema perekonda, kus vendlus ja õdede-vendade vastutus on reaalsed, mitte pelgalt sümboolsed. Pääste ei ole individuaalne kogemus, vaid kogukonda loov sündmus. Kristlaseks saamine tähendab suhte loomist uue isaga, kuid ühtlasi ka uue perekonnaga. Õdede ja vendadega, kellega me kasvame, jagame, parandame, julgustame ja kanname üksteise koormaid. Kogudus kui perekond on paik, kus armastus muutub nähtavaks, andestus reaalseks ja kasv võimalikuks. See on koht, kus inimesed õpivad püsima, mitte põgenema, jagama, mitte tarbima, teenima, mitte otsima oma vajaduste rahuldajat. Selline on Jumala südameplaan, et tema lapsed oleksid üks, elaksid ühtsuses ja näitaksid maailmale, mida tähendab tõeline kuulumine tema perekonda. Amen. Ja nüüd võtame aega, tõuseme ja mõtiskleme Jumala asjade üle ja ülistame teda. Issand kõige looja, maa ja taeva kuningas. Au ja kiitus kuulub sulle, üle kõige valitsev. Issand kõige looja, Issand kõige looja, maa ja taeva kuningas. Au ja kiitus kuulub sulle, üle kõige valitsev. Sinu suurus kiidab kogu maa, oled püha, püha, võimsad nimed jõuavad sinu käest. Oled püha, suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha, võimsad nimed teod on sinu käes. Oled püha, püha, hommikul sind kiidan, siis kui algab päev. Kui ma paiksin tappi hüüa, taas su imesid ma näen. Hommikul sind kiidan, hommikul sind kiidan, siis kui algab päev. Kui ma paiksin tappi hüüa, taas su imesid ma näen. Suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha, võimsad nimed teod on sinu käes. Oled püha, püha, sinu suurust
maa ja taeva kuningas, maa ja taeva kuningas. Minu Jumal on vägede Jumal, maa ja taeva kuningas. Minu Jumal on õiguse Jumal, au ja kuulsuse kuningas. Minu Jumal on õeline Jumal, teda teenin ja austan ma. Minu Jumal on õnnistuste Jumal, teda ülistan nüüd ma. Minu Jumal on vägede Jumal, maa ja taeva kuningas. Minu Jumal on õiguse Jumal, au ja kuulsuse kuningas. Minu Jumal on tõeline Jumal, teda teenin ja austan ma. Minu Jumal on õnnistuste Jumal, teda ülistan nüüd ma. Minu Jumal on vägede Jumal, maa ja taeva kuningas. Minu Jumal on õiguse Jumal, au ja kuulsuse kuningas. Minu Jumal on tõeline Jumal, teda teenin ja austan ma. Minu Jumal on õnnistuste Jumal, teda ülistan nüüd. Ja viimast korda veel. Minu Jumal on vägede Jumal, maa ja taeva kuningas. Minu Jumal on tõeline Jumal, au ja kuulsuse kuningas. Minu Jumal on tõeline Jumal, teda teenin ja austan ma. Minu Jumal on õnnistuste Jumal, teda ülistan nüüd ma. Teda ülistan nüüd ma. Teda ülistan nüüd ma. Halleluuja! Jeesus, sulle Jeesus, nii kui olen ma, sulle loota võin. Jeesus, sulle Jeesus, nii kui olen ma, sulle loota võin. Anda võin oma mõtted plaanid, sinu juhtida su kätesse. Anda võin oma mõtted plaanid, sinu
Jeesus sulle, Jeesus. Sulle Jeesus, nii kui olen ma, sulle loota võin, sulle loota võin. Jeesus, sulle Jeesus, nii kui olen ma, sulle loota võin. Anda võin, anda võin oma mõtted plaani, sinu juhtida su kätesse. Anda võin oma mõtted plaani, sinu juhtida su kätesse. Sinu tahte sees ma vaba olla võin. Sinu tahte sees ma vaba olla. Sinu tahte sees ma vaba olla võin. Sinu tahte sees ma vaba olla võin. Jeesus, sulle Jeesus, nii kui olen ma, sulle loota võin. Võtame ühe korra veel, sinu tahte sees. Sinu tahte sees ma vaba olla võin. Sinu tahte sees ma vaba olla. Sinu tahte sees. Sinu tahte sees ma vaba olla võin. Sinu tahte sees ma vaba olla võin. Jeesus, sulle Jeesus, nii kui olen ma, sulle loota võin. Hea, võite istuda. Tänu Jumalale, tema tahtes me oleme tõeliselt vabad. Ta on mõelnud sellele, et vaata, maailm tahab vabadust, nad ei taha mingeid piire, on ju. Ja paljud kirikud ka laiendavad neid piire ja venitavad, aga tõeline vabadus on ju piirides, sellepärast nagu jõgi saab ainult voolata siis, kui tal on kaldad. Need on tema piirid ja Jumala tahe on meie jaoks need kaldad ja siin me saame voolata, sest kui need kaldad ei ole, siis meil on lihtsalt üks seisev ja haisev lomp. Lihtsalt vesi, mis ei liigu ja läheb halvaks. Aga tänu Jumalale nende piiride eest, mis tegelikult annavad selle tõelise vabaduse.
halleluuja. Aga nüüd me saame midagi koos teha, panna kokku vabatahtliku ohvrianni või annetuse, kuidas keegi soovib. Kas teate, mis vahe on ohvril ja annetusel? Kord oli siga ja kana olid heategevusüritusel ja siis kana ütles, et kuule, et annetame ka. Et sina annetad pekki ja mina annetan mune. Siga ütles selle peale, et kuule, sinu jaoks võib olla see annetus, aga minu jaoks on see ohver. Nii et ole hea. Tere hommikust! Ma loen teile Esimese Moosese raamatust 26. salmist ja kõigepealt salm 1-3 ja siis 12-14. Nii, Esimese Moosese 26. Aga maal oli nälg pärast seda eelmist nälga, mis Aabrahami päevil oli olnud. Ja Iisak läks Vilistide kuninga Abimeleki juurde Gerarisse. Ja issand ilmutas ennast temale ning ütles, ära mine alla Egiptusesse, jää maale, kuhu ma sind käsin. Ela võõrana siin maal ja ma olen sinuga ning õnnistan sind, sest sinule ja sinu soole ma annan kõik need maad ning pean vannet, mille ma olen vandunud su isale Aabrahamile. Ja salmist 12-14. Ja Iisak külvas seal maal ja sai sel aastal 100-kordselt, sest issand õnnistas teda. Ja mees läks rikkaks, läks üha rikkamaks, kuni ta oli läinud väga rikkaks. Ja temal oli lamba- ja kitsekarju ja veisekarju ja palju peret, nõnda, et vilistid teda kadestasid. Kuidas see peatükk algas? Aga maal oli nälg. Meil ei ole nälg praegu maal, aga väga paljudel inimestel on kitsad olukorrad. Ja Iisak mõtles ka ilmselt, nagu igaüks mõtleks, et mis ma teen, on ju, suur pere ja... Aga Jumal ütles talle, et ära mine ära. Jää siia paika ja ma õnnistan sind. Ta oli sõnakuulelik, aga ta ei jäänud oma sõnakuulelikkuses lihtsalt sinna telgi suuauku istuma, vaid tegi seda, mida ta ikka tegi, külvas, mida meie ka kohe saame teha. Ta külvas ja issand õnnistas teda 100-kordselt ja Jumalale ei olnud mingi takistus, et maal oli nälg. Me teenime üleloomulikku Jumalat. See on suur asi. Ja Jumal on meie poolel. Ja me saame ka kohe panna kokku vabatahtliku ohvri, vabatahtliku annetuse. Ja kui ma mõtlen seda siin, et issand õnnistas teda ja ta sai 100-kordselt, siis külvija lõikuse seadus ju ka, et Jumal tahab väga õnnistada. Anname siis talle seda seemet, mida ta saab õnnistada. Et kas natuke või palju, kui palju keegi saab, aga mõtleme igaüks, mida me saame panna, mida Jumal saab õnnistada. Enne kui me nüüd ohvri kokku võtame, palume õnnistust. Isa, ma tänan, et sina armastad meid. Ma tänan, et sina kõneled inimeste südamete vastu. Sina räägid nii, et meil on võimalus olla sõnakuulelik. Ja ma palun tarkust selle kokkupandava ohvri kasutamiseks, sinu juhtimist ja lihtsalt sinu rikkalikku õnnistust, mis tuleb esile iga inimese elus sealt, kus me ei oska oodata. Sealt, kus me ei tea oodata, sest sina oled
vägede Jehova ja sulle ei ole miski võimatu. Amen. Suur tänu, Angela. Ja niikaua, kuni korvid ringi käivad, siis ma ütlen teated. Järgmisel pühapäeval on lõikus tänupüha ja siis ma julgustan kõiki tooma oma nunnud ja kõik muud aiasaadused, kõige priskemad ja ilusamad siia, et siis paneme nad siia lava ette, näitamaks, et Jumal on hea ja õnnistab ka meie aiasaadusi. Ja siis järgmise pühapäeval teenivad meid Eelimi missionärid ja issanda surma mälestamine on. Aga siis nädala tavapärased sündmused on teisipäeviti osadusgrupp siin kirikus G4 kella 7, kolmapäeviti palvehommik kella 10, neljapäeval palveõhtu kirikus kell 7 siis ja reedel siis noorteõhtu ja see on siis kella 7. Ja infoleht on olemas väljas, uus infoleht, et seal on siis ka täpsem info kõik olemas. Ja siis tavapäraselt enne koosolekut siis hommikukohv ja hommikupalvusele saab samuti osaleda kella 10. Ja nüüd on meil täna õhtul on tulemas siis Inglismaalt Eelimi missionärid ja nendel on plaan minna ka tänavatele, kui ilm lubab, päris vihmakätt ei lähe, aga siis ühesõnaga nad 5. kuni 8. on nad meil siin ja 3 õhtul toimuvad siis ka evangeelsed üritused, selline hea sõnumi õhtu siinsamas ja algusega siis 6:30. Ja nad lähevad siis tänavatele kala püüdma ja siis tulevad saagiga siia ja kellel võimalik vähegi on, et tulge ka siis kinnitama, julgustama ja palvetama ja kiitma Jumalat. Ja siis 10.–12. on üks teine grupp, ka Eelimi missionäre ja need siis on reedel 10. laupäeval 11. ja reedel nad osalevad siis meie noorteõhtul ja laupäeval siis samamoodi lähevad tänavale nemad ja pühapäeval nad teenivad siis meid hommikul siin ja siis pärastlõunal siis Hellamaa külakeskuses. Ja jätkuvalt reklaam siis Lootuse aeg festivalist, see on 18.–19. oktoober, mis toimub siis Tallinnas Tondiraba jäähallis, et ma ei tea, kas bussikohti veel on? Täna on viimane päev teada anda. Nii et täitsa tasuta saate Tallinna ja tagasi, et tasub mõelda. Ja 2. novembril kella 5 siis on koguduse osadusõhtu. Et märkige omal see kalendritesse ära. Ja meil olid sünnipäevalapsed ka, aga need minu meelest meil oli Andrei Polujanovil, Andreit pole, kumb, noor või vana? Vana, jah? Noor, jah? Jah. Ja siis Tõnu siin ka. Sul oli vist sünnipäev? Või jäi sul vahele see aasta? Ei ole ju? Pastor, ole hea, palvetame. Sirutage käed ja õnnistame, meil kõigil on vaja seda. Hea Isa taevas, me täname sind, Andrei, selle noore mehe eest, kelle sa oled kutsunud, keda sa oled valinud, kelle sa oled varustanud ka. Issand, tänu sulle, et me võime oma käed tema peale panna, teada, et sina kannad tema eest hoolt. Kõik
kõige paremal viisil. Issand, me õnnistame teda sinu nimel ja õnnistame tema õpinguid, tema töötamisi, kus ta iganes ringi liigub. Olgu see aeg tema jaoks ka üks eriline aeg, kus ta täna on. Jeesuse nimel, aamen. Ja kallis taevani, me täname sind Tõnu eest ka väga, issand, Tõnu on meil üks tugisammas olnud aastakümneid ja issand, me täname, et sa oled Tõnu, issand, kutsunud ja valinud ja sul on üks plaan tema jaoks, issand, jätkuvalt ja alati parim on ees. Issand, me anname lihtsalt Tõnu sinu ette ja sinu kätte jätkuvalt, issand, palume sinu verekaitset, sinu juhtimist, Tõnu ja kogu ta pere üle, issand, sündigu sinu tahe kõiges, palume seda täiuslikkust šalomi, seda rahu, issand, sinu ligiolu, issand, jätkuvalt kasvu, issand, sinus, kiitus ja ülistus ja tänu sulle, õnnista jätkuvalt Tõnu, kuhu iganes ta jalasamm astub, issand, las see maa kuulugu sulle, et ta võiks olla jätkuvalt valguseks ja soolaks. Jeesuse nimel me palume seda. Aamen. Aamen. Õnnistustame. Ja suur tänu kõigile ja ongi teated otsas meil ja palun, pastor Alur, ole hea, jaga, mis Jumal on pannud su südamesse. Tere, armsad vennad ja õed, kes te olete siin ja kes te jälgite meid ka ekraanide vahendusel. Jälle pere on kokku tulnud, pühapäev on kätte jõudnud ja need võimalused meil Eestimaal on ikkagi unikaalsed, võiks öelda, nii nagu Ain ütles, et me võime vabalt tulla, me võime vabalt olla, me võime vabalt rääkida. Nii armas on olla siin. Ja miks ma seda ütlen? Ma väga palju olen viimased 10 aastat ringi sõitnud ja rännanud, aga see siin on minu jaoks üks oluline paik ja koht ja kindlasti paljude teie jaoks. See on, võiks öelda, üks perekond, kes on olnud minuga rohkem kui 30 aastat ja seda ei ole sugugi vähe. Südames tahan meid kõiki tänada, et me oleme ikka ja alati pidanud kalliks seda, et pere tuleb kokku. Kui pühapäev tuleb, siis pere tuleb kokku, kui vähegi võimalik on. Mul hea meel näha Taavot seal tagasi Austraaliast. Tere tulemast, Taavo! Seal on meil sõbrad, sõbrannad, õed Lätist. Tere tulemast teile. Nii tore, te olete Saaremaal, teil on üks praktikaaeg. See on huvitav perekond, see Jumala perekond. See on ainulaadne. See on midagi enneolematut. Iganes, kus maailma otsas või äärtes kedagi nii-öelda meie omadest on, võid öelda, et ta kuulub sellesse perekonda. Fantast! Ja see perekond ei ole üldse sugugi väike. Vahel võib jääda nagu selline pilt, et me siin koos oleme 6-70 inimest, on ju. Aga tegelikult on miljonid meie õed ja vennad erinevates riikides austamas ja kiitmas täna ka Jumalat. Enne kui ma tulen sõna juurde ja teiega jagan mõned mõtted, ma paluksin, et sa tõuseksid oma pingist ja mine selle inimese juurde, kelle juurde sa täna veel ei ole jõudnud ja ütle, mul on nii hea meel, et sa oled minu vend või õde. Ütle talle midagi armast, midagi julgustavat ja sa võid tõusta. See on praegu see hetk. Siin on mitmed toredad inimesed tulnud erinevates paikades. No vat, just see ongi see, et tullakse kokku, nad kallistavad, kätlevad, tänavad. Võrratu, see on midagi imelist. Tere. No nii, kui te olete jõudnud nüüd ära kallistada ja oma kohad taas leida, siis tahan tänada ka Eerikat, kes on väsimatult iga pühapäev praktiliselt aidanud, ja see on küll koht, kus aplaus anda, aidanud tõlkida siis meie armsatele
sõpradele ka eesti keelest vene keelde ja Veljole, kes on siin viimased pühapäevad aidanud tõlkida eesti keelest inglise keelde. Aga see on, millega me saame teenida, mis meile on antud. Ja igale ühele midagi on antud. Johannese evangeelium ütleb huvitavalt 1. peatükis juba ja 12. salmis, kui me räägime täna ja sellel kuul Jumala perekonnast, siis siin öeldakse meile, aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kõigile, meestele, naistele, noortele, vanadele, rikastele, vaestele, kõigile, kes tema vastu võtsid. Ja neid, nii nagu ütlesin, ei ole sugugi vähe tänases maailmas ka. Tänapäeval muidugi võite kuulda ja kindlasti märkate, et räägitakse väga erinevatest perekondadest, on ta kärgpere või mis iganes nimetuse alla neid pannakse. Mina ei hakka neid üksipulgi siin lahkama, see ei ole minu eesmärk täna. Aga minu eesmärk küll on täna rääkida ühest imelisest perekonnast. Ja see on perekond, mille Jumal on kokku pannud või kokku kutsunud. Ja me peame tõdema, et me kõik oleme väga erinevad. Väga erinevad. Meil on omad väljakutsed, meil on omad tugevused, omad nõrkused. Ja huvitav, et Isa taevas, see Jumal, kõige meiega saab hakkama. Meie peame tunnistama, et ega me alati ei saa üksteisega päris nii hakkama, nagu me võib-olla sooviksime. Ikka vahest juhtub asju, mis läheb viltu ja mis teeb haiget. Aga Jumal on kuidagi suutnud meid hoida ja kanda ja kasvatada just temale omasel viisil. Ta on pikkmeel, ta on kannatlikkus, tal on armastust, talle jagub seda kõike piisavalt. Ja sellist perekonda suudabki minu arvates ainult koos hoida elav Jumal ise. Ma jagan teiega kõigepealt ühe isikliku loo, mida mõned teist kindlasti on ka kuulnud, aga kui mina tulin usule, ja see juhtus aastal 1990 ja Tallinnas olles, siis minule kingiti selline uus testament, te teate, selline väike formaat, mida saad kaasas kanda ja tasku panda. Ja see oli minuga igal pool peale seda kaasas, kui minust Jumala laps sai ja nii-öelda Jumala perekonda vastu võeti. Ja kui ma oma õpingutega seoses ka liikusin tollel ajal siis Saaremaa ja siis Tallinna vahet päris palju, siis veel 90. alguses, kes mäletab, oli tohutu ärkamine mitte ainult Tallinnas, aga üle kogu Eesti. Väga paljud inimesed tulid usule sellel ajal. Võiks öelda, et pühavaimu tuuled puhusid võimsal viisil. Ja siis ühel korral, kui taas tulin Tallinnas Saaremaa poole, et oma kodu külastada, oma perekonda külastada, ma elasin Tallinnas ühisela, siis see liinibuss, mis mandrilt tuli, tegi peatuse Orissaares, nii nagu tänapäevalgi ekspressid teevad. Ja sealt Orissaarest tulid peale ühed noored tütarlapsed. Ja ma märkasin neid ja ma nägin, millise õhinaga nemad räägivad ja täiesti valjusti räägivad oma usukogemusi Jeesusest. Ja nemad olid sõitmas, kes mäletab, Puukirikus olid äratuskoosolekud siis. Ja siinsamas metodisti kirikus, mis tollel ajal oli kasutuses nii baptisti kiriku käsutuses kui ka metodistid ja adventistid, 3 kogudus käisid koos. Ja need noored tütarlapsed olid sõitmas siis sellele noorte õhtule. Ja muidugi, ma olin ju saanud päästetud ka, ma olin Jumala laps, ma kuulusin sellesse perekonda. Mina haarasin oma Uue Testamendi välja, kuidagi püüdsin nende ees lahti tõmmata, et ma loen Uut Testamenti. Ja kujuta ette, milline pettumus. Nad ei pane mind üldse tähelegi. Ausalt, ma olin pettunud. Ja ega ma testamenti kotti ei pannud tagasi, ma ikka lugesin edasi. Äkki ikkagi ühel hetkel märkavad. Ei märkanud. Aga mis mind sellel hetkel nagu rabas või tabas, oli Jumala kõnetus minule.
See oli väga huvitav ja see kogemus on nagu siiamaani meeles. Ma sain korraga aru sellest, et kõige tähtsam ei olnud see, et nemad mind märkaksid, vaid minu jaoks oli tegelikult sellel hetkel see elamus. Mina märkasin neid. Nad on Jumala lapsed. Nad on minu õed. Ja see oli nagu üks Jumala kõnetus mulle sellel hetkel seal bussis. Kuulumine Jumala perekonda ei sõltu inimeste tähelepanust, vaid Jumala kutsest. See sai korraga niivõrd elavaks minu jaoks. Ja hiljem muidugi sain ma nende tüdrukutega tuttavaks ja ma rääkisin nendele, mida ma olin kogenud sellel momendil, kui nemad bussi astusid. Muidugi nad natuke kohmetusid ja püüdsid vabandada, aga ma ütlesin, et ei pea üldse vabandama, sellepärast et see kogemus, mida mina sellel hetkel sain, kaalus üle selle, et teie ei pannud mind tähele. Ja see on huvitav jah, et ma juba sellel hetkel nagu sain aru, et ole sina see, kes märkab inimest ja astu esimene samm tema poole, et teda toetada julgustavate sõnade ja tegudega. Muidugi, hiljem ma olen näinud, et ega see ei olegi nii iseenesest mõistetav, sest inimesed on väga erinevad. Mõned on tagasihoidlikud, mõned väga elavad, mõned elavad sissepoole, mõned rohkem väljapoole. Aga see ei määragi seda, kas sa kuulud selle tõttu Jumala perekonda, kas sind keegi märkab või mitte. Sa kuulud selle tõttu, et Jumal on sind märganud ja tema on sind kutsunud ja minu arvates see kaalub üle ka siis, kui keegi mind inimestest ei märka. Me oleme kõik inimesed, kõik me vajame tunnustust, tähelepanu teatud hetkedel, aga alati me ei märka seda teha. Aga Jumal õpetab just läbi olukordade meid ja läbi igapäeva olukordade. Piibli lood on ühed unikaalsed lood ja väga õpetlikud lood ja mitmed teist teavad seda lugu kadunud pojast Luuka evangeeliumist. Ma loen siit mõned salmid meelde tuletuseks ette. Ma tean, et osad võivad juba tsiteerida seda võib-olla peast, aga võimalik, et on täna kuulajate hulgas, kes äkki esimest korda kuulevad seda, aga see lugu on Luuka evangeeliumi 15. peatükk ja tähendamissõna kadunud pojast. Jeesus ütles, need on nüüd Jeesuse sõnad, mitte minu sõnad, aga ma tsiteerin teda. Ühel inimesel oli 2 poega ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende 2 poja vahel. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas end ühe sealt maalt kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid, ja ükski ei andnud talle. Aga kui ta mõttesse jäi, siis ütles ta, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde, aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas ale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle sõrmust sõrme ja jalatsid jalga. Ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Poeg oli eksinud.
aga lõpuks astus ta esimese sammu tagasi kodu poole. Kellel on kujutlusvõime, siis te kindlasti suudate seda momenti teatud mõttes endale silme ette manada ka, et seal on üks poeg, kes saab kogu päranduse. Ja need piiblilood on selle poolest unikaalsed, et nad ei ole ainult tolle aja kontekstis kõnekad, vaid võivad olla väga kõnekad ka tänapäeva kontekstis. Kui ma alguses mainisin, et väga suured inimhulgad tulid 90-ndatel usule, siis peab tõdema, et väga paljud nendest olid nagu need kadunud pojad. Nad korraga said maitsta isa heldust ja jaadust ja olla tema juures, aga ühel hetkel leidsid, et see maailm pakub ka midagi ja tõmbab oma mingisuguste valu ja võludega ikkagi neid sealt isa juurest ära. Ja nii juhtus ka selle noorema pojaga. Ta sai selle kätte ja siis piibel ütles, ta läks ja raiskas selle praktiliselt kõik ära, mis ta oli saanud. Ja leidis ennast ühel hetkel olukorrast, kus ta kõik oli kaotanud, nälg oli tulnud ja siis leiab ennast korraga tööd otsimas ja siis sigade juures ja jalatseid tal ei ole. Ja kui mõelda tolle aja juudi seadustele ja kontekstile, see oli ikkagi päris ränk pilt, sest seakarjus juudi kontekstis tollel ajal oli ikkagi, sa olid ikka päris langenud, seda ametit põlastati, see oli, siga üldse oli nende jaoks nagu vana seaduse järgi ka selline rüvetatud loom ja kes temaga kokku puutusid, need nagu olid isegi, saate aru, siis koos sigadega seal samas potis rüvetatud. Ja see poeg võis tunda ja tundiski ennast ikkagi päris räbalas olukorras. Ja ma kaldun arvama, et täna meie ühiskonnas tegelikult meie ümber on neid nii-öelda poegi ja tütreid, kes samal viisil otsivad tegelikult teed tagasi. Aga see ei ole alati nii lihtne. Kuigi see ei ole ka võimatu. See poeg, kus ta isegi sigade käest ei saanud süüa, pani teda mõtlema. Ja mulle meeldib selle noorema poja südamehoiak. Jah, ta oli teinud ränga vea, aga millised sõnad tema suust tulevad, on südant puudutavad ja soojendavad. Piibel ütleb siin 15:17, aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga, ma tõusen. Nüüd ta ütleb midagi väga olulist, ma tõusen. Ta kõneleb iseendale midagi, mis paneb teda tegutsema õiges suunas. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle. See ei ole üldse lihtne, aga ta mõtles ja ta tõusis, hakkab minema ja ma ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Vaadake seda järjekorda. Ma olen teinud pattu taeva vastu ja sinu ees. Korraga ta tunneb oma elus, et see eksimus on olnud mitte otseselt ennekõike isa vastu, aga tema looja, oma Jumala ees on läinud asjad valesti. Ja siis ta ütleb, ja isa ees muidugi samamoodi. Ja ta hakkab minema. Me ei tea täpselt, vähemalt mina ei tea, võiks uurida, kui kaugele ta oli nii-öelda vahemaa mõttes jõudnud oma kodust. See võis olla päris pikk, ei pruukinud. Aga ta tõuseb ja läheb ja ta ütleb, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu üht oma palgalist. Ta oli kõigega nõus. Saaks ainult veel isa näha ja jõuda isa kotta. Ma ei ole väärt. Ta sai aru. Ta sai aru sellest. Aga ta siiski teeb selle esimese sammu ja see oli tema otsus, mida isa tema eest ära ei teinud.
õppetund minu jaoks siin on väga lihtne. Kui soovid muutust, võib ollagi, et sinul endal tuleb sageli teha see esimene samm. Esimene samm. Kas siis andeks paluda, abi otsida või pöörduda tagasi Jumala juurde. Me oleme näinud ka nende aastate jooksul, et päris mitmed on leidnud tagasi tee koju, isa juurde. Aga samal ajal võime mõelda, kui inimene, kes on selles olukorras, kus ta ei suuda enam isegi tõusta ega mõelda, kuidas seda kõike teha, mis siis saab? Enne seda kadunud poja lugu räägib Jeesus ühe huvitava loo ja tähendamissõna ka sellest, mis siis võib saada, kui selline olukord on, et inimene ei suuda isegi tõusta, veel vähem hakata liikuma tagasi oma perekonna juurde. Jeesus vastab sellele teise pildiga loo kadunud lambast. Siin samas Luuka evangeeliumi 15. peatükk 3-6 salm. Hea karjane läheb ise kadunut otsima. Leiab ta, võtab ta õlgadele ja toob koju. See näitab Jumala südant, halastust, sellist kaastunnet ja valmisolekut meid kanda, kui meil endil jõudu enam tõepoolest ei ole. Jumala perekond on imeline, sest seda iseloomustab halastus. Vähemalt nii see peaks olema. Halastus. Kui keegi minu vendadest ja õdedest on eksinud, kui kellegil on läinud valesti või halvasti, siis minu osa ei ole temale näpuga näidata ja parastada, vaid püüda leida need võimalused, et teda aidata, uuesti tõusta jalule, võib-olla vahel isegi kanda. Kuid siin selles loos me näeme, et pojal, nooremal pojal oli vaja teha esimene samm ise, tõusta ja hakata minema isa kodu poole. Nii et see võib olla kaheti. On neid, kes tulevad nii ja on neid, keda Jeesus kannab uuesti koju. Eelpool infos Hain mainis ka, meie keskel on tulemas vennad-õed Eelimi liikumisest Inglismaalt. Nemad on ka perekonna osa. Ja kui meie teame kedagi, kes on täna nii-öelda kadunud ja me teame, et ta tegelikult vajaks uuesti koju kandmist selle perekonna keskele, siis need 3 õhtut kindlasti on head võimalused see inimene endaga kaasa võtta ja kaasa tuua siia. Halastus, seda me näeme Jumala omadusena, mis tal on. Ja seda muidugi me näeme siit kadunud loo isa sellisest avatud olekust, kui poeg tuleb, kõik ära raisanud ja ütleb, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole väärt, et sa mind oma pojaks hüüad. Milline on isa reaktsioon? Isa ütles oma sulastele, keda tal oli piisavalt palju, tooge nüüd kiiresti kõige kallim kuub üldse, mis mul on. Ja pange sellele kadunud pojale see üle õlgade, andke talle sõrmus, sõrme ja jalatsid jalga. Ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad, sest mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Milline auline moment selle kadunud poja elus ootas teda ees, kui ta selle otsuse tegi, ma lähen tagasi. Ma lähen tagasi isa koju. Ja siin isa on ehtne pilt Jumalast, kuidas ta vastu võtab need kadunud pojad ja tütred. Kui Jumal halastab, siis ta rõõmustab sellest samuti ise. See on huvitav, kui Jumal kellegile saab andestada, siis ta tunneb ise sellest väga suurt rõõmu. See õnnestus, see läks korda. Saame jälle koos edasi minna ja uuesti jalad alla ja elu üles ehitada. Iganes, mis need rängad hoobid selle noore poja elus olid olnud, isa ei hakka neid üksipulgi lahkama. Sa tegid seda ja raiskasid seal. Ei, ta ütleb, tooge kõige kallim, mis mul on. Kuub, sõrmus, jalatsid. Need on sümbolid ka ühest lahkusest, ühest võimust. Ja need tuuakse, prüütakse. Ja kujutage nüüd ette seda jalutust, kus poeg tuleb, paljad jalad, sigadega ühes olnud ja korraga saab selge uuesti selle kuue.
Vau, milline hetk. Annaks Jumal, et seda halastust jätkuks ka tema perekonna liikmetel, vendadel, õdedel, et me seda üksteise osas enam ja enam praktiseeriksime. Piibel ütleb, et taevas peetakse lausa pidu, kui eksinu naaseb Jumala juurde. Nii on ka Jumala perekond terviklik, kui ta tunneb üksteisest rõõmu. Kui kellelgi läheb hästi, siis mina tunnen ühest temaga rõõmu. See on, mida taevane isa teeb meiega. Mida sellest loost võiks kaasa võtta? Ma ise võtaksin siit enda jaoks ikka kaasa need asjad, mis mind kõige enam kõnetavad. Aga võimalik, et see kõnetab ka täna sind. Ole see, kes märkab ja astub esimese sammu. Ära oota alati, et keegi teine astuks. Ole sina see. Teiseks mainisin juba, ole halastav. Nii nagu Jumal halastab meile, peame ka meie osutama halastust üksteisele. Ja kolmandaks, mida siit tekstist ka välja loeme, tunne rõõmu teistest. Rõõm üksteise kordaminekutest ja olemasolust on tervikliku ja armastava perekonna märk. Minu jutluse eesmärk oli kutsuda meid mõtlema, ennekõike mõtlema oma kohale Jumala perekonnas. Ja loodetavasti siin mõnigi mõte annab teatud praktilised sammud ka meile kätte, kuidas igaüks saab ise seda perekonda hoida ja tugevamaks muuta. Viimane mõte siia juurde, mis puudutab seda perekonda siin, Nelikaare koguduse perekonda. Ma olen heas mõttes hämmastunud teie lahkusest, teie kaasas olemisest. Täpselt selle võimega, mis teile on antud. Kuidas te panustate oma palveid, oma aega, oma rahalisi ressursse, et see perekond võiks toimida. Kui teid ei oleks, ma julgen öelda, see ei toimiks. Aga tänu teile, igale ühele teile, see asi toimib. Muidugi, alati on midagi õppida, alati saab midagi paremaks teha, aga see töötab. Viimane nädal on olnud eriti ilmekas minu enda jaoks. Siin on mitmed selle meie kodu, see on meie kodu. Tuba on soe, on hea tulla, fantast. Tool on pehme, maja on puhas ja korras. See ei juhtu iseenesest. Siin taga on inimesed, vennad ja õed. Viimane nädal, kui me siin olime, kõnetas mind eriti 2 mehe hoiak. Me võtame täna õhtul vastu Eelim missionärid ja nad on 2 gruppi tulemas, terve nädal meie majas siin. Me paigutame, me majutame neid, me söödame neid siin. Ja siis, kes te täna hommikul üleval teisel korrusel palvetoas olite, nägite, mis oli toimunud, jah? Ja Liia noogutab. Me mõtlesime, et teeme natukene, tõstame voodid välja, saab paremini ära puhastada, et paigutada siis missionärid sinna ruumi. Ja siis Toomas Suurorg tuleb, aitab tõsta voodid ja ütleb, et ei, sellisesse ruumi me neid küll ei paiguta. Soho, mis siis nüüd? Ei, siin tuleb laed ära värvida, seinad tuleb ära värvida, see tuba tuleb teha ilusaks, sest me võtame vastu külalised. Wow. Siis tuleb Andrei ülalt alla, tuleb vaatab, mis me seal teeme. Küsin, mis te teete? Ma ütlesin, remonti. Järgmisel päeval mina panen siia katuse alla vihmaveesüsteemi, loodetavasti keegi enam tilkasid pähe ei saanud, kui te välisuksest sisse tulite, võib-olla keegi märkas, võib-olla mitte, aga panen vihmaveesüsteemi, Toomas aitab ukse põski seal teha, Andrei ütleb, tuleb teisel päeval alla, ütleb, kuule, täna mul tööd ei ole, kus värvide rull on? Mul pole värvigi. Mina võtan auto, panen kähku värvide järgi, toon värvid kohale
Andrei käes on juba rull, juba ta möllab seal, Toomas on seal uste põskede juures. Ühesõnaga ma vaatan, vaat seda perekonda, seda ma igatsengi. Igaüks, mis ta vähegi oskab, ta tuleb ja ütleb, kuule, kas ma saan selle asja ära teha? Või kui ma mõtlen kevadele, kui tuleb küttepuude koorem ja neid tuleb mitu koormat. Ja need tulen mina teine päev või ülejärgmine päev siia, kõik on ära laotud. No võt, inglid käinud. Jah, pastor Vello, kui vähegi võimalik oli, tema tuli ja tema ladus seal puud jälle riita, haarates teinekord kaasa mõne venna, Kalvi või mõne õe. Ja kuidas puud katleruumi saavad? Jälle, kellel vähegi aeg oli, pani käe külge. Vaat sellises perekonnas mina tahaksin jätkuvalt olla. See on lihtsalt fantast. Ja kes ei jaksa enam puud kanda, täiesti saan aru, meie ihu vananeb, me ei jaksa enam nii palju kui noorena, aga igal pühapäeva hommikul on palveinimesed palvetoas. Teie palved pühapäeva hommikuti, kolmapäeva hommikuti, neljapäeva õhtuti. Ilma palveteta samamoodi need asjad ei toimiks. Ja suurema osa teist olete suured annetajad. Täpselt seda ma näen. Ja miks siis asi ei pea toimima, kui kõik sellised inimesed siin on ja panustavad? Ja annaks nüüd Jumal meile ka seda initsiatiivi ja innukust leida ülesse ja võtta kaasa need, keda me teame, kes on kadunud vahepealsel perioodil. Need armsad inimesed. Elu toob vahel ränkasid hoope ja lööb pihuks ja põrmuks ja vahel inimene jääb üksi ja tal on raske. Ja meil on nii palju tegemist, et me lihtsalt teinekord ei märka. Aga kui märkame, et me siis oskaksime ja tahaksime ka minna ja osutada halastust nende inimeste jaoks. Ja ma usun, et need pingid, mis täna veel tühjad on, kui me viljeleme sellist elustiili, me ei räägi üksteisest halba, vaid me otsime kohti, kuidas üksteist tunnustada ja julgustada. Sest Piibel ütleb, kuidas tuntakse Jumala lapsi ja perekond, kui armastus on nende keskel. Armastus katab kinni pattude hulga. Seal püütakse leida alati kohti, kus julgustada teineteist ja kinnitada. Ja kui inimesed on väga tundlikud, ka maailmas, kes täna on, kui nad sisenevad pühakodadesse ja Jumala koosolekutele, nad tajuvad ära, kas seal on armastuse atmosfäär või seda ei ole. Nad tulevad tagasi ennekõike mitte selle tõttu, et võib-olla Jumala sõna, mis nende jaoks on esialgu võõras, oli nende jaoks, aga see atmosfäär, mille sees nad on. Kui nad tunnevad ennast koduselt, kui nad tunnevad ennast hästi, nad tulevad alati tagasi. Ja seda mina pean alati meeles hoidma, alati õppima ja ma arvan, et me kõik leiame kohti, kus veelgi paremaks oma asju teha ja lihvida. Ja isegi kui meil juhtub äpardusi, teadkem, et Jumala hoiak sinu suhtes on ikka see, ma armastan sind. Ma armastan. Okei, sa kukkusid, ma aitan sind. Ma tõstan su püsti. Lähme uuesti edasi. Nii et suur tänu, Toomas ja Lea muidugi. Sinul oli üks vaba moment, mõned tunnid ja sa tulid ja sa värvisid ära selle radiaatori seal toas kollaseks. Aitäh, väga ilus. Väga ilus. Nüüd ma näen, et meie õdede seas on ka meister selliseid ehitajaid ja viimistlesid ja muidugi Kai, kes pidevalt kogu aeg koristas meie järgi uskumata. Teresa muidugi oli ka Kai labis koristamis. Nii et ma ütlen, ma nägin selle nädala jooksul väga palju head. Super. Ja Aivar eile võttis spoileri lahti, puhastas seda seal, nii et kui ma ringi hakkaksin tegema, ma võiks teist kõigist rääkida. Aga meie aeg on jõudnud ka ja tõuseme ja palvetame veel koos ja siis ülistame. Hea Isa taevas, sinu kutse on ennekõike see, mis meid on toonud sellesse perekonda ja sinu armastus on ennekõike see, mis hoiab meid ka koos.
Me oleme sulle tänulikud, et sa oled halastaja, sa oled armuline, sa oled pika meelega täis heldust, sa ei riidle lõpmata ega tee ülekohut. Meil on palju sinust õppida ja me usume, et sinu abiga me suudame nii mõnedki asjad jälle korda seada. Me tunneme rõõmu üksteisest, issand, sest me oleme vennad ja õed. Vaatamata rahvustele ja keeltele, sina oled see, kes oled meid kokku liitnud. Issand, me palume oma õdede-vendade pärast ka Ukrainas, kes on sõjakoleduste keskel pidanud ka kannatama ja läbi elama raskeid hetki. Jumal, palume, et rahu tuleks ja sõda lõpeks, et kogudused saaksid üles ehitatud, aga sa oled kandnud ka nende eest hoolt. Nende raskuste sees kogudused on ka kasvanud. Sajad ja sajad on teinud otsuse sinu kasuks, issand. Hoia ja varja ja kaitse neid. Kiidetud olgu sinu püha ja kallis nimi, sest just ainult selles nimes on pääste ja õnnistus igaühele, kes usub. Kiitus sulle, Jeesus. Amen. Ja nüüd täname veel issandat kiituse lauludega. Mis võib patust päästa mind, veri, mille valas Jeesus, kus võib kaitset päida hing, veri, mille valas Jeesus. Mis võib patust päästa mind, veri, mille valas Jeesus, kus võib kaitset leida hing, veri, mille valas Jeesus. Kallis on see arm, mis lumi valgeks teeb, allikat teist ei tea, veri, mille valas Jeesus. Kallis on see arm, mis lumi valgeks teeb, allikat teist ei tea, veri, mille valas Jeesus. Mis võib patust päästa mind, veri, mille valas Jeesus, kus võib kaitset leida hing, veri, mille valas Jeesus. Mis võib patust päästa mind, veri, mille valas Jeesus, kus võib kaitset leida hing, veri, mille valas Jeesus. Kallis on see arm, mis lumi valgeks teeb, allikat teist ei tea, veri, mille valas Jeesus. Kallis on see arm, mis lumi valgeks teeb, allikat teist ei tea, veri, mille valas Jeesus. Kallis on see arm, mis lumi valgeks teeb, allikat teist ei tea, veri, mille valas. Ja ükskord veel.
sest isa tuleb pilvis laskumas ja kõigub maa, kõigub kõik maa. Ma näen ta armuandi, mis patust puhtaks peseb meid. Me hüüame. Hosanna, Hosanna, Hosanna sulle kõrges. Hosanna, Hosanna, Hosanna sulle kõrges. Hosanna sulle kõrges. Põlve noori, kes tõusevad, et võtta maa oma usuga, mis isetub. Ma näen, et ärkame taas, kui otsime ja palume need põlvili. Hosanna, Hosanna. silmad need, ma näeksin sind taas, armastama nii kui sa mind õpetad. Murra süda sinule, kõik, mis minus on, sinu riigi heaks. Teel, mis viib mind siit maa peal, kord taevasse. Ükskord veel Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna sulle kõrges. Hosanna, Hosanna, Hosanna sulle kõrges. Hosanna sulle kõrges.
No nii, tänu Jumalale. Nii hea on loota Jumala peale, kes on muutumatu, kes on hea ja ta ütleb, isegi kui sa oma hunniku maha teed, istud selle sees, ta ütleb, ma armastan sind ikka. Tänu Jumalale selle eest. Kiitus ja ülistus. Palun, pastor Vello, ütled meile õnnistussõnad. Ja ma tahaks ühte asja veel teha. Eelmine pühapäev Eerikat ei olnud. Aga palun, Eerik, ole hea, tule siia. Sa vajad seda õnnistust. Ja seda enam, et sul on üks eriline töö meil ja sa vajad erilist õnnistust selle töö jaoks. Pastor Vello, ole hea, tule ka. Isa, me täname sind kutsumuste eest, andjade eest, mida jagad meile välja. Ja ma täname Eerika eest, et selle Anni oled, et ta võib teistele edasi anda seda, mida siin edasi antakse. Me õnnistame praegu Eerika. Issand, las sinu võidmine tuleb võimsalt tema üle. Isa, me õnnistame peret, tema kodu, abikaasad, kõik, Issand. Ja täname sind Eerika eest. Täname, et meil on imelised õed, keda sa oled liitnud ka selle koguduse, kes võivad sind teenida, keda sa oled tugevaks teinud ja pannud sellistele ametikohtadele. Me täname, Isa, sind selle Eerika eest ja jätkuvad õnnistust temale. Sinu nimel, Jeesus. Amen. Mind ei ole 2 pühapäeva olnud ja vahest ma mõtlen, et võib-olla tasub ära olla mõnda aega, et aru saada, kui kallid te tegelikult olete. Suur tänu sulle. Ole hea, pastor Vello. Ja enne kui me oma koduteel lähme, siis tahame üksteist õnnistada. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile oma rahu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Amen.